kui mõelda seda, et kuidas see film oli tehtud, millest tehtud, siis peab ütlema, väga meeldis, aga noh, see on see filmi mõju, et hea film läheb ju hinge ja südamesse, et see mind väga kõigutas, raputas ja pani mõtlema selle möödunud aja peale, et oleme unustanud selle aja. Ja mulle ka väga meeldis, ma olen olnud ise Riho õpilane. Nii et ma olen tema varasemate töödega ka kursis ja see on täiesti teistsugune töö tema eelnevatest filmidest, aga see on väga hea film ja see tõesti kuidagi läks südamesse ja liigutas ja see oli justkui hästi klassikalised dokumentaalfilmi võtted, selline intervjuud ja sinna vahele. See animatsioonilahendus oli väga tore, aga see hoidis väga hästi koos ja oli tõesti selline peaaegu ja vist isegi tuligi pisar silma. Suurepärane film. Tehtud oli lihtsalt väga hästi. Minu meelest näha on, et on õppejõu käsi mängus, et mina ei ole tema õpilane ja ma ei ole ise filmi tegija, nii et ma vaatan sellise tänuliku vaatajana ja see oli ikkagi kvaliteetselt tehtud, erinevad niisugused märgid, välja mõeldud efektid, mis läksid kõik omavahel niimoodi kogumis tervikuks kokku. Ma olin sellest väga lummatud. Ja sisust ka muidugi. Ja, aga mida uut te enda jaoks sellest filmist välja noppisite? Ma vastan siit esimesena sellepärast, et minu jaoks oli täiesti uus see, et pealkiri. Mina tulin vaatama urbide laulu, kogu seda indiaani värki ja et see on nagu nende sellisest fun elust, aga selleks ma ei olnud üldse valmis ja mida uut ma siit välja noppisin, oligi see väga muserdav olukord, mis kunagi ikkagi oli meie riigis, me oleme siin ju elanud, kes on muidugi, aga jah, et see pani mõtlema ja näed, ja see, et inimene on võimeline nii õudsest jamast välja tulema, ongi päikese inimesena. Ma ei olnud sellest loost üldse teadlik, et Tarmo ja Toomase elus selline asi oli ja ikkagi praeguse aja kontekstis kuidagi vaatab seda hoopis teistmoodi, et see tuletab ikkagi mõnel määral eestlase vaprust meelde ja koputab natukene enda kui eestlase hingele ka, et kuidas käituda sellistes olukordades, kui see repressioon on nii tugev, et see, ma arvan, oligi see, mis lõpuks pisara silma tõi, et Tarmo sellise inimesena sealt välja tuli. Ja, aga mis mind veel mõtlema pani või õigemini taipama pani, et need vennad, eks ma olen varemgi mõtelnud, et kuidas nad tegelikult ei ole ju kaksikud. Nendel on, ma sain aru, et 4 aastat vahet ja kuidas nad nii kokku hoiavad, et enamasti me teame ju selliseid, ütleme, õdede-vendade vahelisi vastuolusi, ükskõiksust, pesakond tuuakse ja siis see paneb kõik eri teed minema, aga siin niisugune sidusus ja kuni võt selle eani siin välja, aga võib-olla ongi nii, et sellised üdini raskused, et need siis hoiavad nii kõvasti kokku ja teisalt raskustest sa saad vabamaks, kui sul on kellegiga nii tugev side. Ma mõtlen selle üle veel peale filmi, ma arvan, nädal aega. Aga kellele te soovitaksite seda filmi? Kes võiks tulla seda kinno vaatama? Mina arvan, et seda peaksid kõik vaatama, et ütleme, need, kes on
elanud sellel ajal, nõukogude ajal, et noh, et nad taastaksid oma mälu ja tegelikult noored, et nad teaksid ikkagi, miks meie jaoks praegu on see oma riik ja Eesti nii oluline ja miks me nii väga tegelikult pelgame selle Venemaa mõju. Ja no ma julgen seda ka kõigile soovitada, noh, võib-olla alla 12-aastastel võib juhtuda, et on proovile panek, aga nii-öelda täiskasvanutele kindlasti oleks see hea vaatamine.